10 minutit mängida ja oleme 2-0 taga. Tundub, et üks pool on täielikust võidust vaid minutite kaugusel. Teise poole jaoks on kõik läbi. Vähemalt nii tahavad analüütikud ja kommentaatorid sind uskuma panna. Pettumus, frustratsioon, hukatus ja masendus kõlavad kõikjal eetris. Aga kuidagi pole see siiski läbi. Asjad muutuvad ja mõne minutiga pöördub kogu olukord pea peale. Nüüd pole vahet, kas tegemist on rahvusvahelise jalgpallimatši või rahvusvahelise poliitika ja diplomaatiaga. See tuletab mulle meelde suure kantrimuusika filosoofi Kenny Rogersi surematuid sõnu. Sa ei loe kunagi oma raha, kui istud laua taga. Loendamiseks on küllalt aega siis, kui jagamine on läbi. Nad pole veel jagamisega lõpetanud. Poliitikat ja diplomaatiaid ei piira minutid, tunnid ega päevad. Näiline pilt ei peegelda seda, mis tegelikult toimub. Paljud olid kindlad, et Trump andis eelmisel kuul iraanlastele järele. Keset rikkumisi ja rünnakuid Araabia liitlaste vastu Pärsia lahes jätkusid arutelud vastastikuse mõistmise memorandumi üle. Selle nädala sündmuste fookus näib olevat nihkunud NATO kohtumisele Türgis ja Trumpi poolehoiu avaldamisele Erdoganile. Aga siis tulevad mängu iraanlased, värskelt pärast oma uue Shahad tuumi kroonimist. Uskudes kogu nädala jooksul levitatud jama oma peatsest võidust, ründasid nad laevu Hormuzi väinas ja võtsid vastu Ameerika Ühendriikide viha. Või kas ikka võtsid? Nagu tavaliselt on meedia hüsteeriline ja masendav. Kuigi nad keskenduvad sündmustele, on tegelikkus veidi keerulisem. Ja me vaatame sel nädalal taas seda ja laiemat pilti. Nagu ma ütlesin, kuulutasid iraanlased sel nädalal võitu samal ajal kui matsid Khomeinit tema hauas. Nende jaoks on tegelikkus siiski palju tõsisem. Kui Khomeini maeti koos temaga ka Iraani islamirevolutsioon. Neil ei ole enam oma juhtkonda. Ainus juht, kelle olemasolu nad väitsid, ei ilmunud kunagi välja. Ta oli ilmselt pohmellis, sest tähistas geijuhkuse kuud. Küll aga oli meil Ahmed Ahmadinejadi teine tulemine. Räägiti, et oli tapetud, aga sealt oli matustel, võib-olla põrgust saadetud, et saata Khomeinit. Ükskõik kuidas on, režiimil puudub oma rahva toetus. Nende majanduslik jõud on kadunud. Nende sõjaline nõrkus on paljastatud. Ja isegi globaalsed mängijad ning see, kui naiivsed nad olid, et lubasid neil salaja tuumarelvi arendada, ka see on nüüdseks kadunud. Need olid revolutsioonilise režiimi jaoks elutähtsad komponendid ja neil pole neist enam ühtegi alles. Vaadake Iraani, mis täna alles on jäänud. Nad on kaotanud oma võimuallikad. Aastaid põhines kogu nende riiklik mõjuvõim võimel ähvardada ülemaailmset energiavarustust. See mõjuvõim võetakse neilt ära. Maailm juba rajab ümbersõiduteid ümber Hormuzi väina. Ja 3 aasta jooksul purustatakse selle kitsaskoha strateegiline väärtus. Teine asi, millele nad keskendusid, oli tuumaprogramm. Nad panid sellesse üle. 30 aastat tohutuid riiklikke ressursse. Nüüd on neil alles vaid natuke rikastatud uraani, mis on sügaval maa all peidus. Valdav enamus infrastruktuurist on täielikult demonteeritud ja nende tipptasemel teadlased on kõrvaldatud. Selle projekti taaselustamine praegu, kui kogu maailm jälgib ja Iraan on õhurünnakutele täiesti haavatav, on praktiliselt võimatu. Nende käsilassjõud, Hamas ja Hezbollah, on täielikult nurka surutud ja kontrolli all. Need terroristlikud rühmitused on kaotanud üle 80% oma operatiivjõust ja on rahvusvaheliste lepingutega sunnitud relvad maha panema. Iraani majandus on täielikus varemetes. Inflatsioon ületab 300% Ameerika hinnangute kohaselt. Ulatuvad sõjakahjud umbes $800 miljardit. Tööpuudus on seal laes ja infrastruktuur on hävitatud, nii et töövõimalusi ei pruugi üldse olla. Hämmastav, kuidas me peame kogu seda ilmselget pidevalt uuesti üle kordama. Iraan on režiim, mis on oma tipust juba möödas ja on vabalanguses väga jäsul nõlval. Nad usuvad, et suudavad olukorda päästa, kui tõmbavad USA uuesti lahinguväljale, lootes, et saavad ehk parema kokkuleppe. Siiski on olemas õigustatud muresid. Mõned tõsised analüütikud seavad kahtluse alla, milline USA poliitika üldse on. Eelmisel nädalal rääkisin tõe illusioonist. See, mida me praegu Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel näeme, tundub mõnele olevat konflikti illusioon.
Iraan laguneb seespoolt, nagu ma just selgitasin, kuid praegused uudiste pealkirjad jätavad mulje, et Washingtoni ja Teherani vahel käib äge löökide vahetus. Doktor Doron Matsa, Iisraeli ekspert, keda olen varem intervjueerinud ja tsiteerinud, ütleb, et me ei tohiks sellest end petta lasta. Tema sõnul on see, mida me näeme, mitte midagi muud kui hoolikalt lavastatud mäng. See on kõik teater, ütleb ta, mis võimaldab kahel väsinud vastasel etendust anda. Iraan saab näidata vastupanu, et oma nägu päästa, ja Ameerika Ühendriigid saavad näidata agressiivsust. Aga kulisside taga jätkub dialoog. Mõlemad pooled juhivad meeleheitlikult pinget just nii palju, et vältida ainsat asja, mida kumbki neist tegelikult ei soovi. Täielikku sõda. Doktor Matsa hoiatab, et see ohjeldamise muster on täpselt sama läbikukkunud strateegia, mida Iisrael kasutas aastaid oma vahetute vastastega. Konflikti juhtimise, mitte selle võitmise kontseptsioon. Ja me kõik teame täpselt, kuidas see Iisraeli jaoks lõppes. Kui ameeriklased järgivad sama hukatuslikku plaani, siis see plahvatab neile endile näkku. Ta on mures, et see etenduslik mäng annab jõudu Ameerika Ühendriikide ja lääne vaenlastele. Iraan nõuab juba, et Ameerika Ühendriigid täidaksid varasemaid kokkuleppeid, survestades eriti Iisraeli Lõuna-Liibanonist lahkuma. Ja see julgustab ka teisi sama teed minema. Nagu näeme, flirdib Prantsuse president sama mõrvarliku blokiga, kohtudes isegi Süüria relvarühmituse juhi Al-Julaniga. Samal ajal viib Hamas Gazas läbi poliitilist manöövrit selle üle, kes kontrollib sektorit. Nad püüavad ära kasutada seda, mida nad teavad ahela kõige nõrgemaks lüliks – Ameerika Ühendriike. Hamas loodab, et Ameerika Ühendriigid muudavad oma seisukohta ja sunnivad Iisraeli taanduma äsja loodud turvavöönditest. Iisraellaste jaoks on kõige olulisem küsimus see, kui kaugele on ameeriklased valmis minema, et mängida kaasa Lähis-Ida teljega. Kas nad jäävad kindlaks või lasevad end mõjutada kompromissile, mis ohustab Iisraeli julgeolekut? Paljud neist küsimustest tõstatati viimastel nädalatel, kuid see on protsess, mitte jalgpallimäng. Meil on veel aega. Tulles korraks tagasi Iraanis toimunud matustele, olid inimesed raevunud selle üle, et mitmed lääne suunamudijad osalesid üritusel, kiitsid Iraani režiimi ja mõistsid hukka Ameerika Ühendriigid. Kõik need suunamudijad ja lääne ajakirjanikud, kes nii pühendunult Teheranis ringi käisid, tuletasid mulle meelde, kuidas kunagi ammu, kui ma töötasin valitsuse pressibüroos, oli meil juhtum, kus üks ajakirjanik, Euroopa ajakirjanik, mitte eriti tähtsast väljaandest, oli siin mitu aastat ja me nägime teda pidevalt kõigil neil vasakpoolsetel meeleavaldustel, kus ta toetas palestiinlasi Iisraeli vastu. Ta osales järjepidevalt nendes poliitilistes mängudes. Nii et me kontrollisime, kui palju kajastust ta siin olles tegi. Kas ta tegutses ajakirjanikuna? Ja me avastasime, et seda oli väga vähe, kui üldse midagi. Seetõttu otsustasime talle ühel konkreetsel aastal pressikaarti mitte anda. Hiljem sain kõne ühelt meie salateenistuselt, kes ütles, et nad sooviksid, et ma jätkaksin talle pressikaardi andmist. Mida ma tolle ajal avastasin, oli see, et ilmselt see mees, see ajakirjanik, kes oli nii tulihingeline vasakpoolne, oli tegelikult tolle ajal Iisraeli julgeolekuteenistuse informaator, kes teab, milline kurjus peitub inimeste südames. Ja teistes uudistes. Iraani allikate kohaselt sai IRGC asejuhataja kolonel Sadr Soltani väidetavalt surma autoõnnetuses, kui ta naasis Ali Khamenei matustelt. Muidugi, kas pole tore? 2024 aastal väitis endine Iraani president Mahmoud Ahmed ibn Ahmadinejad, jah, see sama mees, kes justkui jäi kusagilt uuesti välja ilmus, et Iraani salajase üksuse juht, kelle ülesandeks oli võidelda Iisraeli Mossadi vastu, osutus ise Iisraeli agendiks, paljastades tema sõnul tõsise turvarikke Iraani luureaparaadis. Ahmadinejad ütles, et umbes 20 sama üksuse liiget olid samuti salaja Iisraeli heaks töötanud. Tema sõnul andsid need isikud Iisraelile edasi tundlikku teabet, mis puudutas Iraani tuumaprogrammi, aidates kaasa mõnedele Mossadi kõige olulisematele operatsioonidele Iraanis. See sama Ahmadinejad, kes on kuidagi ikka veel elus. Kas ka tema? Huvitav. See on aga viis, kuidas Iisrael leiab oma spioone, seal, kus sa neid kõige vähem ootad.
Need võivad olla suvalised ajakirjanikud või flotilli liikmete seas Iisraeli vastu meelt avaldavate seas. Noh, mitte et ma ise teaksin, aga kõigepealt me näeme välja nagu kõik teisedki, nii et sa ei suuda meid teiste seast ära tunda. Aga paljudele põnevust otsivatele inimestele pole miski põnevam kui töötada mõnes asutuses. Ja muide, sõna asutus heebrea keeles on Mossad. Ja kui me juba räägime ajakirjanikest, keda kasutatakse ära, Lähis-Ida raportite ja analüüsi täpsuse komitee, tuntud ka kui Kamera, kutsus sel nädalal suuremaid meediakanaleid üle vaatama varasemaid kajastusi, mis puudutasid ajakirjanike kaitsekomitee väiteid. CPJ kinnitas pärast Hamasi ja Islami džihaadi hommikusi teateid, et CPJ esitas terroristlikke operatiive eksitavalt süütute ajakirjanikena. Pärast tugevat avalikku kriitikat ja uurivaid raporteid, mis paljastasid need seosed, teatas CPJ 25. juunil, et viib läbi täieliku ülevaatuse oma andmebaasis Gaza sektoris tapetud meediatöötajate kohta. Mitmed juhtivad meediakanalid olid sageli ilma täpsustusta või küsimusteta kasutanud CPJ nüüdseks ümber lükatud andmeid 2025 aasta hukkunute kohta, mis kirjeldasid terroriste kui ajakirjanikke, kes said Iisraeli poolt tööülesande täitmisel surma. Ma töötasin nende meediagruppidega aastaid. Kõik tuleb nüüd välja. See, et terrorirühmitused kasutasid ajakirjandust ja sundisid meediakanaleid oma liikmeid tööle võtma, oli teada juba 25 aastat tagasi. Ma isiklikult tõin selle info nende tähelepanu alla, nii meediakanalite kui ka selliste organisatsioonide nagu CPJ jaoks. Nad mängivad lolli, just kui neil poleks aimugi. Õiguste kaitsjad teavad seda, meediakanalid teavad seda. Nad võtavad teadlikult aastaid tööle terroriste ja valetavad selle kohta teile ning kujutavad siis Iisraeli riigina, mis tapab ajakirjanikke. Nüüd aga tagasi selle juurde, mis on uudistes. Lugu Türgiga on veidi keerulisem, see on seotud Ameerika Ühendriikide globaalse visiooniga. Aastakümneid põhines Ameerika Ühendriikide strateegia ulatuslikul liitlaste võrgustikul üle Euroopa ja Araabia maailma. Kuid viimane sõda Iraaniga purustas selle illusiooni täielikult, tingides Pentagonis suure paradigma nihke. Eelmisel nädalal teatasid raportid, et Ameerika Ühendriigid kaaluvad oma peamiste mereväe ja õhuväe baaside ümberpaigutamist Kuveidis. Bahrein, Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia ja Katar. Kõik riigid, kellel puuduvad tõhusad raketitõrjesüsteemid. Asja teeb hullemaks see, et Ameerika Araabia liitlased tõmbusid tagasi, kui surve kasvas. Saudi Araabia keeldus aktiivselt lubamast Ameerika sõjalennukitel oma õhuruumi kasutada, et Iraani vastu rünnakuid korraldada. Washington on lõpuks õppinud valusa tõe, ta ei saa enam loota oma traditsioonilistele Euroopa ja Araabia partnerlustele. Kui Lähis-Ida põles, keeldusid Euroopa liitlased võitlusega ühinemast ja läksid isegi nii kaugele, et blokeerisid USA sõjalised operatsioonid oma territooriumilt. Selle reetmise keskel kirjeldas Pentagoni sel aastal Iisraeli selgesõnaliselt kui eeskujuliku USA liitlast, ainsana, kes on täielikult väärt Ameerika ühemõttelist toetust. Selle tulemusena muudab USA vaikselt oma pikaajalist strateegiat, otsustades rajada oma peamised piirkondlikud baasid Iisraeli endasse. Kuna selle infrastruktuuri rajamine võtab aega ja kuna ülemaailmsed ohud Venemaalt jätkuvalt kasvavad, peab president Trump vahepeal mängima keerulist geopoliitilist mängu. Kõik see seletab, miks ta hoiab keerulisi vastaseid nagu Erdogani enda lähedal, hoides sõpru lähedal ja vaenlasi veelgi lähemal, vähemalt praegu. Ja see on ajutine vahepealne samm, kuni toimub tõeline tektooniline nihe. Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli liidu vaenlased näevad, mis on tulemas. Katar ja moslemi vennaskond teavad täpselt, mida see baasi ümberpaigutamine tähendab. Nad paiskavad nüüd info välja kõik, mis neil on, et seda õõnestada ja takistada. Nende meediapapagoid on praegu massiliselt väljas, käivitades massiivse koordineeritud valekampaania, et mürgitada avalikku arvamust Ameerika Ühendriikides ja meeleheitlikult saboteerida raudkindlat liitu Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli vahel. Nende meelehärmiks on välja kuulutatud Trumpi ja Netanyahu kohtumine. Teatate kohaselt lendab peaminister Netanyahu juba järgmisel nädalal taas Washingtoni, et kohtuda president Trumpiga. Mida need kaks seekord meie jaoks plaanivad? Järgmiste nädalate jooksul on oodata ka mitmete Iisraeli kõrgete ametnike saabumist Washingtoni. Peaaegu iga kord, kui Netanyahu ja Trump varem kohtusid, näis, et need kohtumised eelnesid olulistele sammudele. Nii et keegi meist ei tea täpselt, mis on päevakorras, kuid ajastust ei saa eirata. Trumpi sünnipäev, 250. aastapäeva pidustused on kõik selja taga ja me lähme vastu maailmameistrivõistluste lõpule.
doktor Anan Wahhabi Haifa ülikoolist Iisraelis käsitles Iisraeli strateegiat piirkonnas intervjuus minuga minu Galilei Iisraeli raadiosaates sel nädalal. Doktor Wahhabi selgitab, et Iisrael rajab puhvertsooni oma piiride äärde, eriti sinna, kus need piirnevad metsikute valitsemata alade ja läbikukkunud riikidega. Kuid puhvertsoonid peavad olema demograafilised, poliitilised ja strateegilised, mitte lihtsalt füüsilisele kaardile tõmmatud jooned. Doktor Wahhabi nimetab seda hübriidliitude doktriiniks. Me ei võitle enam tavapäraste armeedega, me võitleme hübriidsete terroriorganisatsioonidega, riigiväliste toimijatega, kes toimivad täisväärtuslike sõjavägedena. Valitsemise, majandusliku kontrolli ja psühholoogilise sõjapidamise ühendamine üheks tervikuks. Ja kuna vaenlane on hübriidne, peab Iisraeli strateegia nendega sobituma. Iisrael peab looma keeruka võrgustiku piirkondlikest partneritest, kohalikest kogukondadest ja mõõdukatest kohaliku tasandi tegutsejatest, keda ühendab ühine huvi stabiilsuse ja äärmuslusele vastuseismise vastu. Lihtsalt territooriumi hõivamine või sõjalise kollase joone seadmine Liibanonis ei toimi pikas perspektiivis. Ainus püsiv lahendus on otsustavalt terrorivõrgustikud lüüa, samal ajal luues liite iseseisvate, autonoomsete kohalike kogukondadega, kes soovivad nõrgestada käsilasrežiimi. Doktor Wahhabi hoiatab samuti, et kui lääs ei reorganiseeri Lõuna-Süüria piirkonda viivitamatult struktuurselt, muutub see seadusetuks vaakumiks. Me näeme juba Mukawama mudeli ohtlikke seemneid. Relvastatud terroristlikud liikumised, mis tegutsevad väljaspool riiklikke raame ja võivad kergesti areneda järgmiseks vaenulikuks käsilasjõuks Iisraeli piiridel. Tema lõplik järeldus on riikliku julgeoleku jaoks tõsine hoiatus. Kuigi Ameerika Ühendriigid mängivad praegu keskset rolli piirkondlike reeglite kujundamisel, tõestab ajalugu, et suurriikide sekkumine muutub ajas. Iisrael peab juba täna valmistuma tulevikuks, kus tal võib olla vaja üksi hakkama saada. Nende piirkondlike inimestevaheliste liitude loomine on ellujäämise põhialus järgnevateks aastakümneteks. Sest päeva lõpuks pole puhvertsoonid lihtsalt maa-alad, vaid inimesed, kogukonnad ja ühised huvid. Liigume edasi teisele lahinguväljale ja käsitleme inforinnet, millel Iisrael võitleb. Iisraeli kommentaator Micha Danzig, keda olen varem oma taskuhäälingus intervjueerinud, kirjutas eelmisel nädalal huvitava artikli ajakirjale The Jewish Journal, kus ta uurib, kuidas ajaloolist põlisrahva mõistet vasakpoolsed tänapäeval moonutavad. Kui juudi rahvas, kirjutab ta, kelle keel, tsivilisatsioon, kalender, kirjandus ja õiguslikud traditsioonid kõik said alguse Iisraeli maalt, kelle pidev kohalolek seal ulatub enam kui 3000 aasta taha ja kelle palved on olnud suunatud Jeruusalemma poole peaaegu 2 aastatuhandet. Kui meie ei ole selle maa põlisrahvas, siis kaotab sõna põlisrahvas igasuguse selge tähenduse. Silmapaistvas ajaloolises pöördes Iisraeli ja Juudamaa sunniviisiline ümbernimetamine Palestiinaks käsitletakse nüüd tõendina põlisrahvaks olemisest, samal ajal kui rahvast, kelle kodumaa ümber nimetati, kujutatakse võõrastena. Ta juhib tähelepanu sellele, et Euroopa ühiskonnad pidasid juute pikka aega mitte eurooplasteks, mitte valgeteks ja võõrasteks, sageli vägivaldselt, kuid nüüdisaegses diskursuses kujutatakse juute äkitselt valgete Euroopa kolonisaatoritena. Ta väidab, et see ümberpööramine on poliitiliselt mugav, kuid ajalooliselt ebajärjekindel. Danzig rõhutab, et põlisrahvaks olemine seisneb päritolus, mitte selles, kus rahvas on elanud. Viimati võib rahvas elada kusagil sajandeid, ilma et nad oleksid seal eraldi rahvana kujunenud. Pagendus ei kustuta põlisrahva staatust, samamoodi nagu põlisameeriklased ei kaotanud oma staatust pärast sunniviisilist ümberasumist. Siiski väidab Danzig, et tänapäeva aruteludes määratletakse põlisrahvaks olemist üha enam mitte päritolu või järjepidevuse, vaid väljatõrjumise kaudu. Ja seda standardit rakendatakse ebajärjekindlalt ainult juutide suhtes. Kui juudi rahvas ei ole Iisraeli maa põlisrahvas, siis pole põlisrahvaks olemine enam ajalooline mõiste. Sellest on saanud poliitiline relv, mis on ümber kirjutatud ühe rahva jaoks ja ainult ühe rahva jaoks. See katse eitada meie seost Iisraeli maaga ei ole midagi uut. Varem olid eksperdid ja kriitikud, kes väitsid, et kuningas Taavet oli näiteks vaid müüt. Väljamõeldud muinasjutt, rahvakangelane, kes leiutati sajandeid hiljem. Aga küll nad said üllatuse osaliseks. Ajalool on kummaline viis tõde sõna otseses mõttes välja tuua just seal, kust seda võib leida, ja seda just sel kuul. 1993 aasta juulis raputas maailma hämmastav arheoloogiline avastus Põhja-Iisraelis asuvas muistse Tel Dani paigas.
arheoloogid tõmbasid muistse müüri seest välja katkise musta basaltkivitüki. See oli võidumonument, mis oli kirjutatud peaaegu 3000 aastat tagasi. Selle kirjutas vaenlane, aramealaste kuningas, kes kiitles lahinguvõiduga. Kui eksperdid tõlkisid iidset kirja, leidsid nad kivisse raiutud fraasi Bet David, Taaveti koda. See vaenlasest kuningas ei lugenud ega tsiteerinud piiblit. Ta kirjeldas tegelikku sõjakäiku päris ajaloolise kuningliku dünastia kuningas Taaveti järeltulijate vastu. See vastus ei kinnitanud ainult nende iidsete juudi kuningate nimesid, kellega ta võitles, vaid tõestas kogu maailmale, et kuningas Taavet oli täiesti reaalne. Me kuuleme tänapäeval alati inimesi ajalugu ümber kirjutamas. Ma olen kindel, et oled näinud postitusi, kus inimesed esitavad lihtsaid küsimusi neile, kes väidavad, et nad on siin põlisrahvas, keda nimetatakse palestiinlasteks. Neilt küsitakse, et nimetage üks araablasest peaminister sellel maal enne 1948 aastat või nimetage mõni iidne palestiinlasest juht antiikajast. Või kui Jeesus oli palestiinlane, siis kus on kristlikes pühakirjades kirjas Palestiina? Kus on kirjas vilistid? Nende enda pühades raamatutes räägib piibel selgelt kuningas Taavetist ning iidsed tekstikogumikud nagu 2000 aastat vanad Surnumere kirjarullid kinnitavad piibli olemasolu. Vähemalt seda nad on. See vana Rooma ajaloolane Josephus Flavius kirjutas teosest Juutide sõda, kus ta kirjeldab juutide ülestõusu Rooma okupatsiooni vastu aastal 92 per Crustura. Ta ei maini kunagi Palestiinat. Ta on varaseim autor väljaspool piiblit, kes mainib Jeesust. Oma raamatus Juudi muistised, mis kirjutati umbes 94 aastal meie ajaarvamise järgi, räägib Josephus Jeesusest. See lõik on üldtuntud kui Testimonium Flavianum. Jeesuse nimetamisest palestiinlaseks ei ole juttu. 1000 aastat hiljem algasid ristisõjad, kui kristlased tulid vabastama maad Araabia vallutajatest, kes olid piirkonna koloniseerinud. Nagu nende tavaks oli, võtsid nad aega ka juudi linnu ja keskusi rüüstata, kui nad seal olid. Piirkond käis sajandeid moslemite ja kristlaste vahel käest kätte, kuni lõpuks võttis võimu Osmanite impeerium. Ja nemad valitsesid seda piirkonda peaaegu 400 aastat. Minu mõte on see, et selle aja jooksul ei olnud ükski ristisõdijate Euroopa riik ega ka moslemi riigid. Mitte kunagi ei rääkinud nad Palestiina üksusest ega arvanud, et Palestiina põliselanikud olid araablased. Nad ei püüdnud kunagi luua Araabia-Palestiina riiki, sest sellist riiki ei olnud kunagi olemas. Egiptlased, jordanlased, süürlased, türklased, Hispaania, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia. Ükski neist rahvastest, kes täna on Palestiina riigi pärast nii vihased, ei kaalunud seda kunagi varem. Nad võivad välja mõelda väiteid ja muljeid tegelikkusest, kuid materiaalne tõendusmaterjal Iisraeli maapinnas näitab ikka ja jälle tõde. Me kõik peaksime seda meeles pidama. Islami kolonisaatorid ja tänapäeva ümberkirjutajad võivad küll püüda minevikku ümber kirjutada, kuid nad ei suuda võita tõde, mis on kivisse raiutud ja laiali üle kogu Iisraeli maa. Mina olen Daniel Seaman. Liituge minuga taas järgmisel nädalal saates Straight Up. JNS stuudiosis siin Jeruusalemmas, juudi rahva sisemises pealinnas Iisraelis.